Suur tänu professor Millerile, kes juba tegi sellise võimsa sissejuhatuse, ma ütleks siis süsteemse sissejuhatusse pere konteksti. Ja vastused olid niivõrd ammendavad, et ma ei teagi, esimene slaid, mis mul siin järgneb, et suisa banaalne, et suhete tähtsusest. Aga siiski, et vaatame siis seda peresuhete, lähisuhete konteksti natuke sügavamalt. Ehk siis ei ole ilmselt ammu üllatus kellelegi ja uuringud ka näitavad seda, et suhted sõltuvuse problemaatika ravis on väga tähtsad ja nii kaugemalt riigist uurijad kui siin meil naaberriigis tuntud ilmselt uurija Sekula, kes siis räägivad ja on uurinud seda, ja rõhutavad lähisuhete katkemise tendentsi, kui ravi on olnud ainult individuaalne, no näiteks ka haigla ravi kontekstis. Siin on üks inglisekeelne tsitaat, mis samuti rõhutab suhete tähtsust ja tegelikult sellise sõltuvuse temaatika puhul me tihtipeale süsteemselt, see on ka hea sõna süsteemne, et alati mõtlen sellele, et me nii tihti kasutame sõna süsteemne, aga tegelikult tihtipeale võib-olla mõtleme väga erinevaid asju. Kui mina räägin süsteemne, siis ma mõtlen eeskätt süsteemne lähenemine pereteraapia kontekstist, et me vaatame kogu süsteemi, perekonda kui süsteemi, aga samas ka laiemalt, et me vaatame ühiskonda kui süsteemi ja vaatame ka interaktsiooni perekonna ja siis ühiskonna interaktsiooni. Et see on siis minu siis arusaam süsteemsest lähenemisest ja mitte ainult minu loomulikult, et see on teoreetikud, kes selle taga on ja kuidas siis see süsteemne siis lähenemine, mis see endas hõlmab. Ja muidugi palju täna rohkem kui pool päeva oleme kuulanud väga tähtsaid uuringuid, tulemusi individuaalse protsessi kohta, ka muidugi sotsiaalkonteksti tähtsusest, aga raviprotsessis on see alati väljakutse. Kui palju siis panustada nii ajaliselt, ressurssi, individuaalprotsessi ja millal siis sekkuda süsteemselt. Peale lõunane aeg on teadagi selline energia läheb alla, nii et püüan teid aktiveerida, et millal oleks mõistlik, kui me jagame ravi 3 etapiks, millal oleks mõistlik kaasata pereliikmeid. Kohe alguses, tõstke käsi. Kes arvab, et kohe alguses? Nii tore saada targemaks teie abiga. Teises faasis, ütleme selline siis aktiivne faas raviprotsessis. Natuke vähem. Ja 3. faasis, kus meil on vaja siis ravitulemusi stabiliseerida, et alles siis kaasame perekonda. Mõni julge, aga tundub, et rohkem täna siin auditooriumis neid inimesi, neid spetsialisti, kes arvavad, et võiks kohe alguses kaasata. Mul ei ole kõiki vastuseid. Küll aga tasakaalu leidmine on üks teema. Ja maailma praktika on erinev, kaasatakse kohe alguses, kaasatakse täpselt nii, nagu ka tänane auditoorium näitas ka teises faasis. Ehk siis on väga tähtis integreerida nii individuaalne protsess kui siis sotsiaalne protsess ja perekonna kaasamine. Süsteemne perspektiiv, et
See on siis selline perspektiiv, mis käsitleb sümptomaatika tekkimist kui suhete interaktsiooni düsfunktsiooni tulemust. See on, selle taga on, ja no muidugi siin on mõned uuringud, nagu te näete, mõned on üsna värsked, ehk siis järjest rohkem uurimuse tulemusena me teame, et väga tähtis ikkagi kogu süsteemiga tööd teha. Kuna inimesed on teatavasti sotsiaalsed olendid ja kõige tähtsam suhe meie elus on suhe oma perekonnaga. Ehk siis isolatsioon on väga ärevust tekitav, mis omakorda süvendab sõltuvuse sümptomaatikat. Professor Miller rääkis ka paariteraapia tähtsusest, sõltuvusest vabanemisel, nii et ilmselt see dünaamika, mis siin pildi peal on näha, ei ole ka kuigivõrd haruldane, mis tekitab ilmselt sellist mittemõistmist, tunnet, et mind ei mõisteta ja ma olen kuidagi üksi. Ja süsteemse lähenemise taga me viitame tihtipeale psühhiaatrile Murray Bowenile, kes on ameeriklane ja kes kirjeldas sümptomiteket, kui ta rääkis sellest, et enamik inimesi funktsioneerivad hästi, siis kui ärevus on madal. Aga probleemid tekivad siis, kui ärevus mingil põhjusel läheb kõrgeks. Siis inimesed ei oska enam nii hästi toime tulla ja ärevuse foonil sümptomaatika süveneb. Ja sümptom antud kontekstis me räägime siis alkoholisõltuvusest, seda vaadeldakse ja Bowen kirjeldas seda kui homeostaasi säilitajad. Homeostaas on siis perekonna tasakaal ja käsitles siis sümptomid kui reaktsiooni süsteemi ülepingele ja stressile. Me vaatame seda, miks just praegu ja miks just temal sümptom aset leiab. Teine tähtis mõiste, mida Bowen kirja pani, alati on see, et võib-olla on teada, Bowen oli praktik, et paljudel oli teada, aga väärtuslikuks muutub teadmine siis, kui seda kirja pannakse. Ja Bowen kirjeldas sellist nähtust nagu kolmnurgad. Ta märkas seda, et kui kahe inimese interaktsiooniis suhtes pinge kasvab, siis kipub aktiveeruma kolmnurk. Ja kolmnurk, no ilmselt paljud teavad teist, kuidas see käib, kui kahe inimese vahel tekib konflikt, et siis tekib vajadus kolmandale kurta. Ja? Et kurdan, et jagatud mure on pool mured. Kurdan hakkab kergem. Ja alati ei ole, see kolmnurk kui protsess on universaalne, aga alati ei ole kolmas inimene. Et see võib olla ka midagi muud. Ja tänase päeva kontekstis me räägime kolmnurgast, erinevatest sõltuvustest ja konkreetsemalt siis alkoholisõltuvus on üks nendest siis kolmandatest, mida süsteemi ülekuumenemisel, mis võib aktiveeruda. Ja siis, kui alkoholisõltuvus süsteemis aset leiab, et see omakorda, see tekib selline suletud ring, pinge kasvab, inimene satub isolatsiooni ja nii mõnigi kord tahaks kuhugi kaugemale põgeneda. Ja paari suhte toimetuleku viisid võivadki olla kas emotsionaalne distants, konflikt, mis ei ole ka harv siin
ka jälle viitan professor Millerile, kes rääkis ka sellisest negatiivsetest tagajärgedest, karistamisest, seal on ka võimu problemaatika ja sellises õhustikus muidugi kõige muret tekitavam ka see, et ka lapsed, ka järgmine põlvkond õpib selliseid nii-öelda ärevusega toimetuleku viise, mis on laste vaimsele tervisele on lastava mõjuga. No ja muidugi see oli rohkem background, see kolmnurga teooria ja paarisuhte ärevusega toimetuleku viisid on siis ühe partneri kahjustus, mida ka taas viitan Bowenile, mida ta siis kirjeldab. Ja kuidas selline olukord tekib, üks on siis partneritest ülefunktsioneerija ja teine alafunktsioneerija. Ja need rollid on üsna püsivad. Ja me vaatame perekonda, kus sõltuvus leiab aset, vaatame interaktsioone, kellel on vastutus. Täna palju olnud juttu motivatsioonist, sest praktikuna me teame, et ja kõlas korduvalt, et väga see, mida me tahame, tegelikult see inimene, kellel on sõltuvusprobleem, et ta võtaks vastutust enda käitumise eest. Ja see on see koht, kus Bowen ja teised süsteemsed teoreetikud kirjeldavad seda, et tegelikult süsteem on alati tugevam kui üksik indiviid. Et kui on ülefunktsioneerija, et koos saab püsida ainult alafunktsioneerija rollis, ehk siis rollid on komplementaarsed. Nii et tegelikult on väga tähtis, et kahjustavad rollid muuta, kui me tahame aidata nii inimest sõltuvusega lisaks. Ma ei räägi, see individuaalne töö, mida te kõik kuulsite eelnevalt, see kõik on väga tähtis ja omal kohal, lisaks sellele. Ja tihtipeale, mitte tihtipeale, vaid alati see inimene, kes joob, tema on siis tituleeritud süsteemis kuidagi patuoinaks või siis, nii jah, ütleme siis, temal on selline patuoina roll ja nii mõnigi kord see perekond organiseerub selle probleemi ümber nii, et sümptomikandja käitumine võib olla ainus teema, milles üldse pere veel ühel meelel, et see kuidagi kogu elu organiseeritud selle sümptomaatilise käitumise ümber. Ja mida on oluline meeles pidada, et muutus saaks tekkida, selgitada ja muuta ümber rollid. Siin kõlas ka eelnevalt, mis on ka väga tähtis, et nii mõnigi kord, kui sõltlane ei ole motiveeritud, ta ei tule teraapiasse, siis on ikkagi oluline töötada ka süsteemiga. Ehk siis perekond tuleb ilma sümptomikandjata vastuvõtule. Ja kolmnurgad, mis ma eelpool mainisin, kolmnurgade puhul on oluline aidata inimestel suhelda otse ja aidata siis teistel inimestel muuta ja oma siis rollid ümber jaotada. Kaassõltuvusidee ilmselt ka ei ole uus teema teie jaoks, see on hästi kirjeldatud, on erinevaid aegu, on erinevaid kirge seoses selle teemaga, biomarkeritest. Mina ei räägi sellest, ma räägin keskkondlikust, kaassõltuvusest ja käitumuslikust poolest. Ja kaassõltuvusega seotud termin sai taas, Ameerikast me räägime täna mitmed korrad ja sai alguse 70-ndatel ja selle kaassõltuvuse idee on see, et nende inimeste käitumine organiseeritud, nagu ma juba ütlesin, selle sõltlase ümber ja inimesed kuidagi reageerivad ja püüavad kontrollida sümptomikandjad. Ja mis on selle hind? Selle hind, nagu te ilmselt kõik teate, et
Kaassõltlane kaotab oma identiteedi, kaotab ühenduse oma tunnete, mõtete, vajaduste ja soovidega. Ja ilmselt oleks liigne siin seletada, kuidas see juhtub. Ja võtab vastutust siis oma partneri tunnete, tegevude, vajaduste heaolu eest ja kontakti enda vajadustega ei ole, sest see fookus on nii palju siis sellel sümptomikandjal. Ehk siis teada-tuntud teos Jõehobu elutoas ka kirjeldab selle kaassõltuvuse fenomeni. Nii, ma vaatan kella ja mul on 5 minutit. Okei. Nii, mis on veel tähtis meeles pidada? Nii mõnigi kord, kui tundub, et inimene on kaine, on sõltuvusest jagu saanud, siis süsteemne töö, ma ei taha öelda just algab, aga väga tähtis meeles pidada, et süsteemne töö on just siis väga-väga tähtis. Sellepärast, et on vana homeostaas lõhutud, vanad reeglid enam ei toimi, dünaamika on teine, ehk siis süsteem tasakaalust välja viidud. Ja et ei juhtuks nii, nagu nii mõnigi kord inimene istub teraapiaruumis ja ütleb, kui ma jõin, mul oli perekond, mul oli naine, lapsed, nüüd ma olen kaine. 2 aastat hiljem ma olen üksi, sest naine võttis lapsed ja läks ära. Võib-olla oleks parem, et hakkan jooma, naine tuleb tagasi. Kuidas see nii juhtub? Kui ei tee tööd kogu süsteemiga ja vanad mustrid ei toimi, siis nii juhtub, sellepärast, et ärevussüsteemis kõrge vanaviisi ei saa, uutmoodi ei oska ja suhted lagunevad. Nii, sellel skeemil ma pikalt ei peatu, siin on kirjeldatud siis niisugust toimetulekuviisid erinevad, mis inimestega juhtub, kas siis süsteemile vastuseismine, kontroll, keeldumine, enesekehtestamine või siis inimesed kuidagi taluvad, ohverdavad ennast, allistuvad, aktsepteerivad või siis püüavad saavutada sõltumatust. Need on emotsionaalsed protsessid ja vastanduvad, väldivad või kuidagi ei muretse, niikuinii alustan uut elu, et niisugune emotsionaalne distantseerumine toimub. Mis on tähtis meeles pidada, nagu ma asja rääkisin, et nii ei juhtuks, et inimene on üksi, kuigi ta on ületanud selle sõltuvuse problemaatika, et oluline aidata kohaneda uue normaalsusega. Ja nagu näete, see skeem, ma küll ei pannud sinna sotsiaalse elu temaatikat, sest sellest tuleb veel juttu täna, töö temaatika on ka natuke kõlas täna, mis kõik võib juhtuda. Panin küll füüsilise ja vaimse tervise ja suhted ja perekond peale. Ja millega siis oluline tööd teha, sest kui inimene on olnud sõltlane, see ei olegi nii tähtis, kui pikalt ja kas ta on siis, kui palju ta joob või kui tõsine see häire on. Et ikkagi tihtipeale on usalduse probleemid, on kaugus on selles mõttes, et see emotsionaalne seotus, mis tegelikult on toetav meie psüühikale, et see on liiga suur, ehk siis selline suhe ei ole toetav, on see paarisuhe, on see vanemate laste suhe, võimudünaamika, ehk siis mäletate see ingli ja siis selle patoina pild ja just kui minul ei ole seda kontrolli enda käitumise üle, austuse kaotamine, intiimsuse probleemid paaride puhul on väga tähtis seda meeles pidada, et ikkagi intiimne pool on ka üks tähtis teema inimeste suhetes, aga seda on ka paljuski määranud, ütleme siis, sõltuvuse problemaatika, vanemlusega seotud probleemid, ka seal kolmnurgad,
kes keda toetab, tihtipeale lapsed asuvad toetama seda vanemat, kes ei ole sõltlane ja olema kuidagi tema poole peal ja siis teine vanem satub selle tõttu, no ta ikka ei saa sellest patuoina rollist lahti. Kättemaks tihtipeale, et ma olen nii kaua kannatanud sinu kõrval ja kuidagi ei saa inimene emotsionaalselt edasi selle koha pealt, et see on üks teema, millega oluline tegeleda ja mälestustega tegelemine, sellepärast, et on palju on ka toimunud selle aja jooksul, on need aastad, kuud, et mida inimene võib-olla ei taha mäletada, aga mitte mäletada ei ole võimalik. Nii et kõik need teemad on teemad, mida siis oluline käsitleda siis, kui perekond on kaasatud ravisse. Ja mis on minu viimane slaid, mida ma tahaksin, et jääks meelde, et kuuluvus on kriitilise tähtsusega sõltuvuse, alkoholi antud kontekstis sõltuvuse ravi puhul. Aitäh!